aega umbes 15 päeva Audru rahvasprindiks ja peale Tsooru rallit ei olegi selle autoga mitte midagi tehtud. Aga tööd on päris palju, et käiguvest on vaja ära vahetada, amordid on vaja ära vahetada, hooldus on vaja ära teha ja tegelikult on vaja mingid rehvid osta. Et me mõtlemegi, mis rehvid me ostame ja kust me need ostame või üldse, mis firma rehvid me ostame. Et tööd on oma jagu ja hakkamegi siis alustama. Talvehooaeg sai läbi, võtame kerge akusid ära, et kilukarbi hooaeg sai läbi. Peaks selle akku ilusti laadima panema, ma olen üldiselt teda soojas kohe hoidnud, ma arvan, temaga ei ole juhtunud midagi. Ja läheb siis järgmisele autole külge. Et kaaluvõit. Võtame siis lisatule siia ära, et lisatuled kaaluvad päris palju, nii pole vaja. Et võtame need ilusti ära ja eks siis kunagi sügisel, kui mingi ralli tuleb, siis paneme külge tagasi jälle. Arvatavasti ennem neid vaja ei lähe. Me siis värvime Cooperi slikkide embleeme, et meil tuli idee, et paneks need rehvid müüki panema, et täita rallikassat. Aga kui ma teen need rehvid natuke silma paistvamaks, siis äkki neil on rohkem siis huvi. Muidugi me küsime nendest mõistliku summa, et keegi saab nendest trenni teha ja saab ühe sprendi saab kindlust sõita, sest tegelikult need rehvid on väga head. Uus liveri tulemus siis, uus nädal on, see nädal ei olegi jõudnud filmida, aluspinnad on puhtaks tehtud, kleepsud24.ee on siis meil juba garaažis ja me vaikselt kleebime juba. Proovin ka siis tarka nägu teha ja natuke aidata, kui Kristo on üldiselt nii asjalik, et tegelikult väga abi pole vaja. Aga siis filmingi natuke, kuidas see kleepimine käib. Kõike kindlasti ei saa filmida, aga mingi osa kindlasti siis näitame, kuidas see asi käib. Eesporti vist tõrakas minu arva. Kristo, aitäh sulle ägeda disaini eest. Siin on siis minu suvekast, siis aitäh Märt Reinundile, et tegis selle kasti korda. Kast sai siis uue teise käigu, sünkronisaatori ja tegelikult sai siin veel asju vahetatud, mis ei olegi tegelikult nii oluline. Aga olemegi varsti jõudnud sinna maani, kus on vaja see käiguvest alla panna. Ja selle käiguvesti aitab siis mul alla panna Craft Service. Craft Service tegi Honda valmis. Nüüd ma lähen sõitma taga testima ja me teeme täna mingid pildid ära. Homme on juba võistlused, mõned asjad on ikkagi veel tegemata jäänud. Lähme siis teeme sillastendi Craft Services ära. Jossi auto aitas meid ennem rehvivahetustega, võtame vihmarehvid kaasa, kuna näitab, et täna öösel hakkab lund sadama. Ralli seiklus alako. Craft Service tegi siis sillastendi meil ära ja paneme auto peale, asjad on koos. Käru ka varsti sappa ja liigume Audru poole. Meil on aega päris palju. Kell on praegu 15.47, kell 7 peame Audru selles olema. Mis teeme vahepeal, paps? Rahulikult sõidame, karki torma. Ja väike aagis ikka. Aga kerge ka tegelikult ju. Kuigi ta on ääreni asju täis.
pane suuremat vähe. Vaatame tuled ka uuesti jälle üle või? Ja ikka, sa võidki tuled põlema panna. Ma panen tuled põlema. Palju meil Paidest maad on sinna? 107 kilomeetrit, 1,5 tundi sõita. Okei. Siis meil ikka aega päris kõvasti, nii et lähme siis linna peale laiama. Uhked ralliautod kõik taustaks. Tere! Tere! Uhked on siin, kurat. Ole nüüd, sul on ikkagi... Igaüks annab 3 euri ja ongi kuradi uus auto olemas. Meil on juba auhind käes, aga tegelikult oli Sooru rahvaralliga oli nii kiire, et me pidimegi ruttu koju minema ja see dokumendid on esitatud, ütleme kleepsud autole panema, nagu alati on see asi käinud ja lähmegi tehnilisse. Aga 2 karikat oleks pidanud saama, said ainult ühe. Jumala ei antud seda. Küsisin viisakalt sõita, teen platsi peal väikse tiiru. Tehniline siis tehtud, dokumendid esitatud ja homme hommikul paneme service pargi püsti, et lähmegi Pärnusse ära. Paneme auto turvalisse kohta ja praegu ongi siis ralliseiklused läbi. Homme algab siis päris päev ja hakkabki veel pihta. Noh, siin ikka saame. Hommikul on korralik lumi maha tulnud. Kui eile oli normaalne ilm, siis grillid oli mõnus ja värk isegi tolmas kõik, siis täna on lumi kõvasti maas, aga ta ei üllatanud meid, sest ta oli ju lubas ka seda, et saab päris äge olema. Aga idee poolest ma arvan, et tee sulab ära ikkagi selleks ajaks, et ma arvan, midagi hullu ei ole. Me tahaks ühe korra veel katse läbi kõndida, meil on aega, viitsid meiega majandada või? Otsustasime Martiga, et lähme kõnnime ühe korra veel katse läbi, kuna läks ikkagi lobaks ära siin katse tutvumisel, et nüüd siit hakkab start ja rohkem loba ei ole. Jääb küll just? Jaa. Veel või? Käib küll. Auto on ka sõiduks valmis, vaatasime kõik õlid asjad üle ja jaotusvedelik üle ja lasime maha nii kuivaks. Ja hakkasin võistluskoosolek. Tuleb tulema kolonni sõit. Proovime siis kolonni sõiduks panna ka kaamera filmima, et ma saan pärast vaadata. Ja siis oleme valmis. Töö on hea, muresid pole praegu ja ootan juba tegelikult starti. Esimesele katsele.
tegelikult ütles, vist 0,2 kaotasin. Et sõit ei olnud üldse hea ka tegelikult ja proovime nüüd paremini. See, et rool läheb raskeks, olen aru saanud, kõigil läheb rool raskeks Honda meestel, et need vasak-paremad on nii nagu järsku tuleb teha ja nii kitsas on. Et selles suhtes kõik Honda mehed oleme ikkagi suht samas paadis ja et selle pärast küll keegi väga vinguda ei tohiks, et nüüd mul rool raske ja ma sellepärast ei saa head aega, sest nagu reaalselt kõigil tundub, et rool raske. Mul tuli service parki üks noor mees Rasmus ja ma olen aru saanud, Rasmus on minu fänn ja ta vaatab mu videosi. Kuule, aga anna mulle patsu ka. Oluliselt paremini. No tubli. Rehvidas paremini, hullult sõitsin, isegi natuke liiga agressiivselt. Aga saab veel paremini. Kalder, räägi siis vahepeal, kui ta läinud on. Teine voor siis sõidetud, katse läks suht hästi tegelikult ja tegelikult tulebki valmistada kolmandaks vooruks.
autoga sõidetud, panime juba asjad ka kokku, hakkan kodu poole sõitma ja siis taaskord teine koht. Et nii läks ja eks ta enda sõidu taha jäi, enda viga kõik, aga jah, saavutasime teise koha.